Thank to Airdropi kolmas video tegelikult, mis ma juba salvestan ja ma jagan teile juurde kaks peamist asja, millele ma veel keskendun. Ja see läheb kokku tegelikult siis kolm ühes Airdropiga ja eelnevates videodes ma natuke juba rääkisin sellest, aga mis puudutab Sanctumi ennast, siis siin see quest'i jälgimine on väga oluline, et meil on esimene quest tegelikult kohe lõppemas. Ja kui te tahate maksimaalselt enda punkte boost ida praegu, siis siin tuleb neljakordne punktide boost 24 tunniks, üheks päevaks, aga ainult siis Infinite nendele ähm, Liquid State Solanale. seega see on praegu siis, millele tegelikult keskenduda, kui te tahate palju punkte saada. Milline järgmine Quest 2 tuleb, seda ei tea, aga siin me näeme tegelikult, et Quest 2, Quest 3 on ka tulemas, seega see on esimene play, ma räägin, millal ma veel keskendun, aga kui ma lähengi Infinite peale, siis ma kasutan tegelikult, siin saab ka treidida, aga ma kasutan ise Jupiteri, sest et Jupiteris on järgmine airdrop, eks, mida ma teen. Ma teen näiteks siin siis swapin natukene suurema koguse selleks 24 tunniks. Transaction confirmed. Olemas. Nüüd lähme tagasi Sanctumi. Et see nagu 4x boost algab siis peale seda, kui see jõuab lõppu, et siin on veel natukene jäänud, aga see on üsna ligidal. seega ma arvan, järgmise 24-48 tunni jooksul võib-olla ta jõuab siis kirstuni. Nüüd järgmine asi, mida teha, sellesama tegelikult see Infinite, mis ma sain, ma ei pea seda hoidma lihtsalt endal wallet'is. ta kogub mul punkte niikuinii, aga ma saan seda kasutada ka järgmise airdropi heaks. ja üks, mida ma isiklikult tegelikult teen juba teist seasonit kaasa. ma arvan, et season 2 on üsna peagi lõppemas. aga siit on tulemas ka season 3 niikuinii. ja selle asemel, et mul siis see Infinite niisama wallet'is oleks, ma lähen ja lisan, paneme Parallend ja siin kuskil peaks olema, näed siin. Supply. Deposit. seda sammu muidugi te ei pea tegema, kui te Camino airdropi kaasa ei tee, aga lihtsalt ma jagan seda ka siin videos. ja järgmine play, millele veel keskenduda, praegu siis ma rääkisin ära, et see on 3-1 Sanctum, Camino, Jupiter, millele ma olen keskendunud ja nüüd, mis puudutab Sanctumi airdropi veel, et üks hea asi, millele keskenduda, on siis ka, et teil oleks kõik kollektsioonid täis. kokku neid on 18. hetkel, kui ma seda video teen, on mul ka 2 ainult siin. ja et saada kõik kollektsioonid täis, siis minimaalselt peab olema 0,10, näed, siin on 0,1 ponk sol in your wallet. Get this bet by holding at least. seega kui me võtame nüüd kõikidel on sama, et siis 18 tükki, see tähendab tegelikult 1,8 Solanat või teine variant on näiteks, no näiteks nagu mul on siin jupp solli, ma võin selle nüüd näiteks minna Jupiteri, swap ida millegi muu vastu ja jaotada need kõikide vahel, et mul saaks kollektsioon täis. sest ma arvan, et sellel võib olla kindlasti mingi mõju võrreldes, et kui teil on kõik kollektsioonid koos. ja siis see ongi nüüd järgmine, millele ma keskendun, ma ei tea, kas ma selle video jooksul nagu teen. sest see on nagu ühte sama liigutust ka 18 korda.
nojah, see on Ponk Sol, näiteks Ponk Sol, ma pean veenduma, et mul jääb vähemalt siis noh, 0,10 on nõutud, noh, ma panen lihtsalt väikse varuga 0,11. see ongi, kui te vaatate näiteks nagu nende airdropide puhul, et see ei ole nagu, kuidas ma ütlen, kulutamine. Et ma ei pea investeerima raha siin, et seda airdropi kaasa teha. Ma võimendan lihtsalt ära seda Solanat, mis mul rahakotis seisab. Kui te ei ole varem investeerinud näiteks Solanasse, siis küll tõesti, et see nagu selle airdropi kaasategemine nõuab kapitali selles mõttes investeeringut, aga lihtsalt pidage meeles, airdropide puhul, mida me teeme, on lihtsalt võimendame ära seda krüptot, mis meil rahakotis on, et saada selle krüpto arvelt veel tasuta krüptot juurde. et selle asemel, et ta meil lihtsalt rahakotis seisaks, me saame ta panna tööle ja nii seeläbi siis teenida juurde. ja Sanctumis siis on see, millele me hetkel keskendume. vaatan, kas neid kõiki saab osta. Jupiteris ma arvan, et ei saa, aga proovida võib. no näed, Clocksoli ka saab. et siis ma eelistan ise kasutada Jupiteri, sest et nagu ma mainisin, et saada siin ka punkte, aga kui me lähme siia treeni peale, siis me saame siin samamoodi valida, mida te tahate. milline teil veel puudu on. Swapiti siin. ma korraks veel, millised kollektsioonid siin. Drifti. no ma teen mõned siin ka. Neid nimesid nii palju. seda alumist peate vaatama nime. D-Sol, H-Sol. Need on nagu selle krüpto nimi. Heli on lihtsalt selle hüüdnimi. Beti. Kompass, Sol. paneme siia kompass. see, paneme, ostame seda ka, H-Sol. Nonii, ja kui te näete, kui te olete kõik kollektsioonid kokku ostnud, siis te näete ka siit näitab 18, 18-st. saate siukse eraldi badge'i, mis ongi siis tegelikult võib olla sihuke kus ma ütlen, multiplier või aitab teil kvalifitseeruda siis suuremale airdropile. et see on puhas spekulatsioon, aga need on asjad, mida ma näen, et mida saab siin teha, et praegu seda ära võimendada. ja Infinite puhul ka tegelikult, et kui see jõuab lõppu, see 24 tunni periood on möödas, et siis ma tegelikult ikkagi swapin need vähemalt, ma ei tea, palju ma panin seal mingi 10 Solanat, et need ma vahetan siis tagasi. lihtsalt proovin boost ida, võtta võimalikult palju punkte. ja kui me vaatame näiteks, me saame arvutada ka, et palju see näiteks 24 tundi neid punkte võib reaalselt anda.
et kui siin on näha, siis get this bet by holding at least Infinity wallet or having at least deposited into protocols listed below. jah, et ta ei pea, teiste puhul peab olema wallet'is, aga info on ainuke, mille puhul siis ta võib olla ka kuskil mujal platvormil võimendatud, näiteks ma ise kasutasin siis Camino, aga kui te teete mingeid teisi airdrop'e, näiteks Margin5 või Meteoro, siis need on ka, kus te saate tegelikult seda ära võimendada, ei pea lihtsalt rahakotis seisma. aga no mingi 11, vaatame siis. Üks Solana teeb 100 punkti tunnis. Siis see teeb 1000 punkti 11 tunnis. Korrutame siis 24-ga. On 26 000 punkti. Teeb praegu tunnis ja kui ma selle boost'i saan või ööpäevas, siis põhimõtteliselt ma saan ühe päevaga mingi 100 000 punkti. Mitte midagi erilist, või noh, selles mõttes boost'i poolest on hea, sest on põhimõtteliselt sama palju punkte, kui mul praegu on. Et kerge boost ikka. Ja lõppkokkuvõttes nagu, mis selle airdropi puhul kõige rohkem siis rolli mängib, et kui suure airdropi te saate, ongi võib-olla mitu kollektsiooni teil on, mis levelid teil petid on ja palju teil siis punkte on. 3 peamist asja, millele siis mõelda siin. Ja rohkem tegelikult midagi tegema ei pea, et laseme nendel punktidel joosta, tiksuda ja tuleme lihtsalt siia tagasi aeg-ajalt, et vaadata, kas see quest on lõppenud, kas on alganud uus quest, siis teame, millele edaspidi keskenduda. Let's get to farming ja kui tekib küsimusi, kirjutage need Telegrami chati ja jätkame farmimist.